Keep pushing till you grow. Mind strong, body tough. Never quit when it gets rough. When it gets rough. When it gets rough. When it gets rough. Rise and shine, it's time to grind. Focus straight, never behind. Fight the lazy demons inside. Motivation keeps alive. Ei ole majanduskrahh, on hoopis Tren HC Gymmis Tartu maanteel. Mis ikka, oleme taas Mekas, teeme jalapäeva, jälle 3. nädalat jalapäeva, sellepärast, et suutsin oma parema, ma ei tea, mida ma siin tegin, nii et kui keegi on tark, ütle, mis mul viga on. Vasak käis ole, parem käis on, nii et mitte midagi käega teha ei saa. Seda asja saab küll käega teha, aga trenni teha ei saa, nii et, aga nagu ikka, teeme täna jalapäeva. Alustame illegal stuffiga, mine vaata ka hcpro.ee, hcpro.fi, sooduskood KIMMI10, saad 10% alla, kehtib nii Eestis kui Soomes. Mis ikka, võtame head kraami ja hakkame trenni tegema. No nii, läheme siis teeme esimest harjutust. Esimest harjutust me teeme, mulle meeldis Smithi pingi peal teha, teeme poolikud kükid. Miks Smithi peale? Sellepärast, et ma olen seal kinni ja ma saan kogu fookuse rõhu panna ainult jalgadele, et võib ka nii-öelda pakule kükke teha vaba kangiga või vaba raskusega. Siis on see, et sa pead hästi palju ka hoidma selga ja nii edasi, aga Smithi peal mul meeldib just sellepärast, et nagu ütlesin, see kogu rõhu panna ainult puhalt jalgadele. Selga paljas või paigas selja pääst väga ei põe, nii et lähme esimene harjutus. Ma panen üks väikse nurga alt, jalad veits ette poole ja vahetasime ühe Smithi pingi teise vastu jaoks, sellepärast, et siin ma saan võtta natuke rohkem selle eest ära. Ja seal on Smithi pink teistpidi mulle meeldi. Aga siin, kes paneb tähele, siis Kalle toolil ei ole ka mitte sirgi, vaid natuke ülesse poole. Ja ma saaks selle nii-öelda see persega nõksu põks parem kätte. Ja miks nii-öelda pakule või poolikükk, et see just treenib kõige rohkem lõppfaasi. Eelkõige ka, kui sa teed näiteks rammukates on ja kiviga tõusad. Kui sa kivi sülle võtad, siis ongi näiteks pooliku tõmbest. Rammualas on ka hästi palju harjutusi, mis tulebki tegelikult siukse lõppfaasi või pooliku faasist, kus sa pead kasutama, et ei, seda tavaliselt ma teen üle nädala, et üks nädal on nii-öelda full kükk, teine nädal on poolik kükk. Nii et proovige. Jalad tavaliselt panen kuskil õla laiuselt. Nagu ikka rind ette, selgi nõgusaks. Nii, kolmas kord seda. Praegu oleme iga korraga progresseerunud 15 kilo kaupa ülesse, või tegelikult 30 kaupa on ju. Et alustasin 30-ga, siis panin veel 30 juurde, nüüd on veel 30 juures. Et kui palju ma teen, ma ei tea,
tavaliselt mul on see eelis, et kuna kuidas öeldakse, hea, vaba kava, et ma lähengi täpselt nii, kus ma tunnen. Kui on täna sitt päev, siis ma ei tee nii palju, kui on hea päev, siis ma teen pam-pam-pam, panen juurde. Kui on teise arvesse kehva päev, siis et niimoodi, kogu aeg. See eluke käib meil. Praegu vist oleme teinud 8 kordused äkki oli või? Vist oli jah? Et ja nüüd toome ka sisse iga trennis, et kui ma nii-öelda muidu prime age oli, kui ma tegin rammukas ja mis ma võisin olla, ma olin kas ülikooli lõpetanud juba, jah. Ma läksin ülikooli 2007 ja sealt 3 aastat edasi, 2010. Ja siis sai Revalis paugutatud ja prime age siin oli 235,5. See oli 3 ja 4 sett korda või? Ma tegin 2 ja 3 seti. Et nüüd on möödas, mis ta on siis, 14 aastat või? Ja vahepeal oli 6 aastat pausi. Praegu on meil palju, ma ei tea, Smithi kangpalli siin on 15 või? Mõisalt 20, 15 äkki, et siis mingi sott 5 on peal, et poole võrra kukkunud ei ole paha. Eks vanus on ka poole võrra juurde tund ja vatsak on ka poole võrra kõrgem. Käise ka poole võrra väiksem, nii et aga teeme vanade ajade mälestuseks, paneme 15 veel juurde, vaatame, kes jääb alla kinni või jah. Muidugi, kui rihmad paneks praegu peale jalgadele või sidemetele põlve, siis paugutaks kindlasti rohkem. Mis seal on siis? 135 või? Jah? No proovime. Paneme rihmad peale, vaatame pulli. Sest ega see põlv ka, kurat, ei ole enam see ja teeb natukene kuradi valu, nii et tuleb vanaduse kõik hoida oma jalgu ja käsi ja. Aga jälle fun fact, et need sidemed mul on ainukesed, mis mul olid, mis ma üldse ostnud omale suure raha eest krooni ajal. Mäletan, 4 sotti palju maksid selle ajal. Ja töötab, siiamaani töötab. Mr. Peldi omad. Ja need sai soetatud veel Sport Nutrition, Sport is Life, Dmitri Uiva poest. Ja mis ma tahan öelda sellega, et investeerige varustusse. Ja see peab. Praegu ka, kui see varustus on sott euri, pohkurist ollast ära. Sama vööga. Selle vöö on ostetud Murumetsa saalist. Murumetsa saalist ma ostin selle vöö 2 või sealt poest. Või Rävala poes oli. Või Rävala maanteel oli tal pood. Fun fact. Kaameramees oli seal müüa veel, minu kaameramees. Tema käest ostsin Murumetsa vöö. Ka mingi 4,5 sotti maksis või. No kurat, siiamaani peab vastu. Aasta oli 2007. Millest me räägime, kurat. Varsti fucking 20 aastat vöö vana, siiamaani töötab nii, et süües kasvab isu. Proovime. Panime 10 juurde, 20 juurde. Paardel 30 ja liiga suur hüpe. Proovime 155 ja peale. Prime'is siis põhimõtteliselt 80 kilo.
80,5 vähem. Vaatame, kutsume kuradi Maxi selja taha toestuks ja vaatame, tuleb. Veel huvitav asi on selle, et teete üksi või isegi keegi tuleb selja taha toetama. Kasutage abiviineid, see ei tea kunagi, mida sa alla kinni jääd. Selgus, kurb tõsiasi, et Smith ei ole 15, see on 25. Nii et meil on peal nüüd 165,5, mis on üle poole minu prime, väga hea. Eelmine pink, mis ma tegin, oli 23 Smithi see. Aga kuna nii ammu pole teinud, siis safety first paneme siis sidemed asjad peale, vöö ka ja kutsume igas Maxi selja taha turvama. 165 on päris kuradi valus, kui ma pole seda nii kaua aega teinud, nii et vaatame. Kõik. Spasiba. Nii, teine harjutus. Teiseks harjutuseks me teeme midagi ebatavalist, mida mina tegin rammuka ajal kogu aeg. Praegu samamoodi ma teen seda põhimõtteliselt üle nädala. Ehk siis kui üks päev, üks nädal teen, teine nädal ei tee. Ma isiklikult ei ole, ma olen ühe käe sõrmedel. Saab kokku, kui ma olen näinud, kui keegi on jõusaalis seda teinud. Ja mida me teeme? Me teeme Zertser squat. Ehk siis sa võtad siit selle kangi, hakkad kükkima. See on nii-öelda nagu koor või kogu siis eestis keharühi või rühthoiaku harjutused seda tehes. Sa pead treenima nii palju lihased, alates kõhulihased, seljalihased, rinde ette, läbipaindused alla. Võtab muidugi väga palju lihased, võtab ka esijalga, on ju. Aga eelkõige seda, miks ma hakkasin tegema, kui ma rammukat tegin, et kõiksugused kivi tõstmised, palgiharjutused ja eelkõige, kui sa tegid näiteks seda nii-öelda karusselli, siis kui sa võtad seda raskuse siia kätte, siis esimene asi, mis on, siit ta surub kõik sul veeni kinni, sul saab hakka hapnik otsa saama, sul linnukest hakkad jooksma. Et see on ka tegelikult üks hea harjutus, millega nii-öelda treenida, et kui sul verevarustust parandada, et veres oleks hapnik ja nii edasi, aga siit jutt, pikk jutt, teeme esimese soonuse ära. Tähtsus õige koht leida. Treenib ka väga piitsa. Paneme käed siit ja hoiame siin niimoodi ees. Õla laiused jalad ja kükid siis niimoodi alla. Põlv natukene, et siis ma päris sügavale ei lähe. Lähen siuke rohkem nagu 90. Nagu ikka siin Prime'is, mis mul oli, ma tegin kas 140-ga tegin äkki seeriad, et siin ma väga suure peal läinud. Ma arvan, proovisin kunagi, videot sees küll ei ole, aga kas äkki mingi 160 või 150. Aga muidu jah, 140-ga tavaliselt tegin seeriad. Et sõidame. Andrei, jau.
kõige kõvem käesuruja. Loom, animal. Mis meil on? Meil on peale 30, 60, 80 peale. Kurat, kui selle ära teeme, see olegi paha. Pool prime'is käes jälle. Nii, me teeme ühese korda seda veel. 3 korda praegu aitab. Ma just ei julge neid esimesi küki ja hakküki moodi asju väga teha. Taha palju ehk jebida, aga järgmist harjutust on, mina teeks just esireie. Treener ja kaamermees, ka väga kõva vormis mees, tüdrukud otsige üles seda, et üldse just tagareis. Minu loogika on just see, et ma ei tee tagareid sellepärast, et kuna ma praegu juba 2 kükkarust teinud, tagareis on nii saanud ja kann, et ma just annaks talle väikse puhkuse, loobiks natuke ette ja nii kaua saab tagaosa puhata ja siis ma võtaksin umbes tagaosa ette. Ja tagaossa me teeme täna kangiga ettekalded. See on üks mõnus harjutus, nii et jeppadi lightweight. Teeme täna vahelduseks vana hea Nautiluse masina peal, mis mulle meeldib sitaks, nii et peale suuri kõnelusi, vaidlusi, kaklusi ei saanud ma meie kaameramehe ja Maksimi vastu, nii et saadeti mind pikaldama tagareisama kuradi kangiga, nii et kästi hantliga, nii et proovime hantlitega teha. Raske on see elu nende kahega.
ei tea, hakkame 30 minema. Ma juba tunnen, et see on kerge, aga no lähme. Ei oska teha, ma pole seda kunagi teinud raisk. Viisakas. Tartu maanteel uute Huntlitega esimest korda. Ja nii. Jalatreeni läbi. Kurat peaks ütlema, et üle pika aja. Ülikõva jalatrein, mulle meeldis, kui ta koog oli täna sees. Ei tea, võib-olla kuhu seis oli ja või tähed oli just seal ja kurat see teab, aga no kõike peale trenni kiire proteiin, väike massilisa ja mutant. Aga trennis siis, nagu ikka, tegime sooja, siis alustasime Smithiga kükk, poolikud kükid. Seal oli päris hea, nii kaua oli ilus, kuni tuli Maksim ütles, et ei, Smith ei ole 15, Smith on 25, siis mul oli kõik päris mentaalselt tõmbas nii kokku ära. Et 155 oleks jõudnud veel kütta, kui juba ette tuli umbes 165, mõtlesin, et kurat, viimati sai nii kaua aega tagasi tõmmatud seda, et ei julgenud või noh, tead. Noh, mis teha, mis siit asjad uuesti järgmine kord. Siis tegime Sursa squati, siis tegime Nautiluse masinal easyrate. Siis tegime, mis veel tegime? Huntlitega tagarid ja mõnus, lihtne. Eraldi säärt ma ei tee, säär kasvab mul füüsilise tööga. Teki füüsilist tööd, siis saate samasugused ilusad šašlõkid, kanakintsud ja mis oli tegas. Näete mind, ütle tšau, ütle jõu, high five. Järgmise korrani ja like, comment ja subscribe.